Venemaa on veetnud üle 1500 päeva püüdes vallutada üht väikest Ukraina küla. Tankid, suurtükid, drooniparved, tuhanded sõdurid ja ikka pole nad võitnud. See on lihtsalt järjekordne ebaõnnestunud rünnak. See on üks selgemaid näiteid sellest, miks Venemaa sissetungist on saanud sõda, kus kaotused on tohutud ja tulemused aina väiksemad. Ja hoolimata sellest, et Kreml on sinna peaaegu kõik pannud, ei suuda nad seda ikkagi vallutada. Kõnealune küla kannab nime Mala Malatokmatška ja see ei ole selline koht, mis kaardil silma paistaks. See on vaevu 3 ruutmiili ehk 8 ruutkilomeetri suurune ning enne sissetungi elas seal veidi üle 3000 inimese. See asub Polohi rajoonis Kesk-Zaporižas, umbes 37 miili ehk 60 kilomeetri kaugusel Zaporižia linnast endast. Seal ei ole laialt tuntud maamärke ega silmapaistvaid vaatamisväärsusi. Enne sõda oli see koha peal kõige tuntum oma tellise tehase poolest, kus paljud elanikud kunagi töötasid. Lühidalt öeldes on see väga sarnane paljudele teistele Ukraina asulatele, mis on üle riigi laiali, ja sõna otseses mõttes sadu neist on aastate jooksul langenud Vene vägede kätte. Ometi on seda paika, mis esmapilgul tundub täiesti märkamatu, võrreldud mõne kõige kuulsama kohaga sõjaajaloos. Kartaago, Konstantinoopol, Leningradi, Aleksandria, Trooja ja Verdüüniga. Miks? Sest on osutunud peaaegu võimatuks, et Venemaa suudaks selle vallutada ja kontrolli all hoida. Tankid, mürsuud, ründeüksused ja soomuskolonnid. Kreml on visanud kõik, mis neil on, selle pisikese koha pihta, kuid kõik asjata. Tänaseni on see endiselt Ukraina kontrolli all. Et mõista, kuidas ja miks, peame vaatama tagasi selle küla teekonnale alates sissetungi algusest. Sest ei läinud kaua, kui Malatokmatška tundis Vene armee raevu. Tegelikult on see olnud lahingute rindejoone lähedal juba sõja alguspäevadest peale, kui Kremlile alluvad väed tungisid Zaporižjasse ja vallutasid kiiresti 10 väikeseid linnu ja külasid, mis polnud lihtsalt nii suureks rünnakuks valmis. Tollal oli Malatokmatška lihtsalt järjekordne nimi üha pikenevas nimekirjas asulatest, mis langesid Venemaa kätte, sest tundus, et Putin saab täpselt selle, mida ta tahab, ja tema niinimetatud sõjaline erioperatsioon osutub vaieldamatuks eduks. Kuid järgnevatel nädalatel suutis Ukraina olukorra stabiliseerida. Nende sõjavägi ja kodanikud tõusid üles ja hakkasid vastu, tõrjudes sissetungijaid, surudes venelased tagasi ning vallutades tagasi paljud neilt jõhkralt ära võetud asulad, sealhulgas Malatokmatška. Kuid lugu ei lõppenud sellega. 2022. aasta juuniks sattus küla tugeva tule alla, kui Vene mürsud sadasid taevast alla. See oli juba enne sõja algust väike ja hõreda asustusega asula, kuid Venemaa pommitamine jättis sinna väga vähe püsti. 10 aastaid püsinud kodud ja hooned, mis olid vastu pidanud varasematele tragöödiatele nagu Ukraina näljahäda ja natside okupatsioon Teise maailmasõja ajal, olid nüüd rusudeks muutunud. Üks neist oli Malatokmatška nõukogu hoone ning ka lähedal asuv vangla, mis oli sõja alguses evakueeritud, sai tõsiselt kannatada. Oma kodu tule all nähes olid paljud kohalikud sunnitud põgenema ning elanike arv langes kiiresti mitmelt tuhandelt vaid paarisajani. Paljud neist olid kas vanad, halva tervisega või lihtsalt ei tahtnud lahkuda paigast, kus nad olid üles kasvanud. Paljudel neist olid seal ju terve elu jooksul kogunenud õnnelikud mälestused ning nad on hiljem jaganud ajakirjanikele lugusid sellest, kuidas külaelanikud veetsid suure osa ajast just külas, mängides muusikat, lauldes laule, hoolitsedes oma aedade eest ja vesteldes naabritega. Tol ajal tundus, et Venemaal ei ole erilisi raskusi Malatokmatška tagasivõtmisega ja nende rahulike rõõmsate lugude lõplikult lõpetamisega. Ja hoolimata sellest, et küla oli nii väike ja pommitamise tõttu peaaegu hävitatud, oli sellel Kremlile alluvate vägede jaoks siiski märkimisväärne strateegiline väärtus. Sest see asus otse T-0815 maantee ääres, mis on oluline kohalik logistiline tee, mis ühendab Orihhivi ja Polohi. Kui Venemaa suudaks Malatokmatška vallutada, saaks ta kasutada seda hävitatud asulat hüppelauana edasiseks edenemiseks piirkonnas, liikudes edasi väravana toimiva Orihhivi suunas, mille lõppeesmärk on vallutada ka piirkonna pealinn ise. Nagu ütleb Dmõtro Pelik, Ukraina 118. eraldi mehhaniseeritud brigaadi kommunikatsioonijuht, mille üksus on seda piirkonda alates 2023. aastast kaitsnud, on Malatokmatška Orihhivi lõunapoolne värav. Kui värdjad suudavad külla sisse tungida ja tugevdada seda täiendavate drooniüksustega, muudavad nad elu linnas palju õudsemaks, kui see juba praegu on. Ometi muutuvad päevad nädalateks ja nädalad kuudeks, kuid venelased ei suuda ikka veel küla vallutada. 2023. aasta kevadeks oli see koht varemetes. Enamik maju oli hävitatud.
Seal, kus kunagi olid lilleaiad ja õunapuud, olid nüüd kraatrid ning tänavad olid rusudega kaetud. Need, kes otsustasid jääda või kellel polnud muud valikut kui piirkonda jääda, pidid elama pideva pommitamise ohuga ning samal ajal ellu jääma ilma kõige elementaarsemate asjadeta, nagu puhas vesi või elekter oma kodudes. Nad veetsid suure osa oma päevadest ja öödest keldrites varjudes, kuid vähemalt olid neil piirkonnas sõdurid, kes neid kaitsesid. Droonimeeskonnad varjusid vanas vanglas ja lähedal asuvates kortermajades, lastes oma mehitamata õhusõidukid, UAV-d õhku, et ümbrust jälgida ja rünnata Vene varasid ning vägesid, kes julgesid liiga lähedale tulla. Ja 7. juunil 2023 otsustas Ukraina, et on aeg panuseid tõsta. Relvastatuuna uute relvadega oma lääne liitlastelt alustasid Ukraina 47. ründebrigaad ja 33. mehhaniseeritud brigaad ulatusliku vastupealetungi, mille eesmärk oli tõrjuda venelased Malatokmatška juurest tagasi ja Zaporižiast täielikult välja. Kahjuks ei vastanud nende taktikad alguses nende ambitsioonidele. Avakatse oli täielik katastroof. Terve Ukraina tankikolonn sattus tankitõrjerakettide tule alla, kui nad üritasid ületada miinivälja vahetult külapiiride taga. Kokku sai kahjustada või hävitati 25 sõidukit, sealhulgas 5 Leopard 2 tanki ning sõdurid olid sunnitud oma masinad maha jätma, lohistades end ja oma haavatud kaaslasi meeleheitlikult turvalisusse. 3 järjestikust päeva üritas Ukraina venelasi tagasi tõrjuda, kuid ebaõnnestus, sattudes tugeva tule alla ja olles sunnitud iga kord taanduma. Ja nende kaotuste ulatus oli nii tõsine, et paljud sõjalised eksperdid hakkasid tõsiselt kahtlema Ukraina suutlikkuses end kaitsta, isegi lääne toetusega. Siiski on viimased aastad tõestanud, et Ukrainal on erakordne võime kahtlejaid ümber veenda. Pärast esialgset pettumust koondasid Ukraina väed end uuesti ja muutsid taktikat, mis viis peagi palju positiivsemate tulemusteni. Kuu lõpupoole teatas brigaadikindral Oleksi Romov, et Ukraina väed on piirkonnas tagasi võitnud ligi 2 miili territooriumi. See polnud küll palju, aga siiski midagi ning nii algas pikk positsioonisõjaperiood, kus mõlemad pooled vahetasid lööke, kuid kumbki ei saavutanud erilist edu ega kaotanud oluliselt territooriumi. Olukord muutus ummikseisuks, kus Vene väed üritasid erineval moel Malatokmatška poole suruda ja rünnata, kuid leidsid end pidevalt olukorrast, kus nad ei suutnud saavutada selliseid suuri edusamme, nagu nende komandörid nõudsid. Nad proovisid erinevaid taktikaid, saates lahingusse tanke ja jalaväe lahingumasinaid, droone ning väikeseid kahurilihaks saadetud sõdurirühmi. Mitte miski ei toiminud. Ja see kõik oli tingitud sellest, et Malatokmatška omas ainulaadset omadust, mis eristas seda paljudest teistest Ukraina asulatest. Ema looduse enda poolt antud eriline kingitus, mis muutis selle küla kaitsmise oluliselt lihtsamaks ja vallutamise palju raskemaks kui lugematutel teistel. Aga enne kui me täpselt selgitame, mis see oli, siis kui selline ülevaade sind huvitab, siis kindlasti telli The Military Show. Me analüüsime selliseid teemasid igal nädalal. Nüüd Malatokmatška vastupidavuse põhjuseks on geograafia ning see seostub ühe vanima ja tähtsaima sõjalise õppetunniga läbi aegade. Sõja ajal on kõrgemal asuv maa hindamatu eelis. Küla ise asub madalikul orus, kuid seda ümbritseb kõrgem maastik. Nende kõrgendike kontroll annab võimaluse näha miilide kaugusele igas suunas, muutes selle piirkonna strateegiliselt oluliseks. Niile, kes hoiavad seda kõrgendikku, muutub vaenlase liikumiste märkamise ja jälgimise võimalus erakordselt lihtsaks. Pole vahet, mida Venemaa teeb, kas saadab tanke või sõdureid mootorrapastel. Malatokmatška kaitsjad näevad neid tulemas. Nad saavad jälgida nende liikumist, täpselt määrata nende asukoha, ennustada, kus nad mõne minuti pärast on ja loota oma suurtükimeeskondadele ning droonipilootidele, et need nad hävitaksid. Tänu oma kõrgemale positsioonile on nad alati ühe sammu võrra ees ja neil on peaaegu olematu oht üllatusena tabatud saada. Lisaks sellele on asjaolu, et nad on suutnud Malatokmatškat nii kaua kaitsta, võimaldanud neil rajada arvukalt kaitseliine. Külas sees leitakse parimad peidupaigad ja varitsuskohad. Paigaldatakse miine asulat ümbritsevatele põldudele ning suunatakse venelased mööda ilmselgeid ja kergesti jälgitavaid radu. Seega ei tohiks olla üllatav, et küla jäi Ukraina kontrolli alla 2023. ja 2024. aasta jooksul ning ka sügavale 2025. aastasse. Kuid 2025. aasta lõpuosas juhtus midagi, mis ähvardas küla loo hoopis teistsugusesse suunda viia. Täpselt 20. oktoobril hakkas Venemaa survet suurendama. Kreml oli andnud käsu. Rindehiune väed pidid muutuma agressiivsemaks ja vallutama võimalikult kiiresti võimalikult palju territooriumi,
eriti Zaporižžja piirkonnas. Sinna saatis Moskva suure mehhaniseeritud kolonni, mis koosnes 4 tankist, 12 jalaväe lahingumasinast, 8 soomustransportöörist ja 2 Tigeri liikuvusmasinast, kokku 26 soomusmasinat, et vallutada Malotokmatška lõplikult. See katse läks umbes sama hästi kui Ukraina esialgne vastupealetungile vastanud pealetung 2023. aastal, sest peaaegu kogu kolonn hävitati droonide ja suurtükitule poolt. Kaadrid sündmuspaigalt näitasid põlenud vrakke ja suitsu tõmbavaid Vene tanke ning jalaväe lahingumasinaid. Ukraina teatas ka, et rünnakus hukkus üle 30 Vene sõduri, mis koos paljude teiste katsetega küla vallutada tähendab, et Venemaa on selle väikese asula vallutamise nimel kaotanud üle 2000 elu. Paljuski on see suurema konflikti mikrokosmos. Paljudes teistes kohtades rindejoonel on Venemaa raisanud tanke, sõidukeid ja tohutul hulgal sõdureid oma eesmärkide saavutamiseks. Kuid ikka ja jälle on Ukraina leidnud viise, kuidas neid peatada. Selle tulemusena ei ole Kreml täna võidule lähemal kui 2022 aastal ning tegelikult surutakse neid paljudes piirkondades tagasi, samal ajal kui iga mööduva kuuga kasvab kaotuste arv. Kuid nad ei näi kunagi oma vigadest õppivat. Isegi pärast ebaõnnestunud oktoobrikuu rünnakut Malotokmatška vastu ei leppinud Venemaa komandorid lihtsalt sellega, et küla on kaotatud, ega otsinud teed sellest mööda. Nad jätkasid rünnakute korraldamist üksteise järel, toetudes aja jooksul üha vähem tankidele ja soomukitele ning üha rohkem väikestele rünnakumeeskondadele. See ei toiminud, nii et Venemaa langes veelgi madalamale ja kasutas üht oma lemmiktrikki – valetamist. 16. novembril 2025 väitis Kaitseministeerium, et küla on täielikult vabastatud. Ka riigile kuuluvates telekanalites väitsid niinimetatud sõjalised eksperdid, nagu Boris Rosin, et armee liigub Malotokmatška poole. Oli vaid üks probleem. Mitte miski sellest polnud tõsi. Ja Ukrainal olid tõendid, et seda tõestada. Tegelikult koostas üks riigi juhtivaid meediaagentuure United 24 videoklippide seeria, kus see sama ekspert esitas täpselt sama väite iga kuu alates maist 2025 kuni aprillini 2026. Korduvalt väitis ta, et Venemaa on päevade kaugusel Malotokmatška vallutamisest. Iga kord oli see vale. Ukraina jätkas asula kontrollimist isegi 2025 aasta raskete viimaste kuude jooksul ja teeb seda ka 2026 aastal. Tegelikult tähistas küla hiljuti märkimisväärset verstaposti. Üle 1500 päeva ilma, et venelased oleksid selle vallutanud. Nagu United 24 märgib, see tähendab, et see edestab ajaloo pikimate piiramiste arvestuses selliseid paiku nagu Kartaago ja Leningrad. Need teised näited olid suured ja erakordselt hästi kaitstud linnad. Ometi, hoolimata nende suurusest ja kindlustustest, olid isegi need legendaarseid piiramisrõngad lühemad kui lahing selle pisikese küla pärast. Ja vähemalt praegu kirjutatakse ajalugu endiselt selles väikeses Ukraina nurgas. Näiteks 24. juunil 2026 teatas Ukraina lõunapoolsete kaitsejõudude pressiesindaja Vladislav Voloshin, et Venemaa jätkab endiselt rünnakuid küla lähedal, kuid pole taas suutnud saavutada märkimisväärseid edusamme. Eelmisel nädalal proovis vaenlane mitu päeva järjest Ukraina kaitsejõude Malotokmatška juurest eemale tõrjuda ja üritas asulasse siseneda. Selleks korraldasid nad ühel korral isegi suuremahulise rünnaku, kasutades kergeid mootorsõidukeid. Järgmisel päeval üritas vaenlane taas stormijooksuga vallutada Ukraina kaitsejõudude positsioone asulas, kuid ei suutnud vallutada ainsatki meetrit. Selles rindelõigus ei saavutatud mingit edenemist. Mõni päev varem, juuni lõpus, üritas terve rühm, sõites rohkem kui 20 mootorratta ja 10 sahkadega varustatud ATV-ga, rajada teed läbi asulat ümbritseva miinivälja. Nad kasutasid ka elektroonilise sõjapidamise süsteeme, püüdes neutraliseerida Ukraina drooniparvi. Ka see ebaõnnestus täielikult. Ukraina kaitsjad hävitasid kogu rünnakurühma, tappes või haavates hinnanguliselt 36 sõdurit, ise seejuures ühtegi kaotust kandmata. Vaatamata arvukatele läbikukkumistele, märgib Voloshin, on Venemaa endiselt täielikult pühendunud küla ründamisele, kuid Kremlil on üha raskem oma rünnakuid korraldada. Selleks, et mehed üldse asulale piisavalt lähedale tuua, pidid Vene komandorid esmalt viima oma väed läbi niinimetatud tapatsoonide, kus Ukraina ründe- ja pommitajadroone patrullivad taevas, otsides ja hävitades kõiki vaenlasi, kes nende vaatevälja satuvad. Nii et kuigi Malotokmatška ümbrus on endiselt väga ohtlik rindelõik, näib see Venemaa jaoks olevat palju ohtlikum kui Ukraina jaoks. Ja see on võib-olla kõige rängem süüdistus Moskva sõjaväe vastu alates sõja algusest. See peaks olema planeedi teine tugevaim sõjaline jõud.
sellel peaksid olema maailma parimad tankid, võitmatu suurtükivägi ning peaaegu lõputud pommide, laskemoona, droonide ja padrunite varud. Sellel peaksid olema ühed kõige karmimad sõdurid üldse, karastunud ja kogenud veteranid, kes on enam kui valmis oma elu ohverdama ema Venemaa eest ja maksma kodumaa teenistuses kõrgeimat hinda. Ometi ei suuda see vallutada Malatokmatškad ja see ei ole suur linn, see pole isegi alevik. Seda ei ole kunagi loodud piiramisele vastu pidama. See ehitati selleks, et pakkuda mõnele 1000 inimesele rahulikku ja meeldivat kodu. Ometi on sellest saanud tõeline kindlus, mida mainitakse samas lauses Rooma ja Jeruusalemmaga. See ei tohiks juhtuda. See on vastuolus igasuguse loogika ja mõistusega. See lihtsalt ei lähe kokku. Aga fakt jääb, et üks maailma paremini rahastatud ja varustatud armeesid ei ole suutnud vallutada väikest küla. See pole end lihtsalt häbistanud. See purustas pikaajalise piiramatu võimu illusiooni, mida Putin on aastaid üles ehitanud. Ta ehitas hoolikalt üles ja levitas narratiivi, et Venemaad tuleb karta ning Moskva võimas sõjamasin rebib tükkideks iga vastupanu, mis julgeb talle vastu astuda. Just see sama illusioon saatis kogu maailma šokki, kui Venemaa alustas oma sissetungi 2022. aasta veebruaris. Kogu maailm uskus seda ja arvas, et sõda saab olema kiire ja lihtne võit Kremlile. Aga tasapisi see illusioon lagunes ja hakkas ilmnema Venemaa tegelik haavatavus ning alandav reaalsus. See haavatavus pole kusagil nii selgelt näha kui Malatokmatška külas, kus Ukraina 118. eraldi mehhaniseeritud brigaad jätkab sissekaevumist, oma maa kaitsmist ja tegeleb ühe Vene rünnakuga teise järel. Ja see pole ainult Malatokmatška külas ja teistes rindepiirkondades, kus Venemaa tunneb survet. Tegelikult tundis Venemaa seda survet üsna otseselt hiljuti toimunud laastavas rünnakus oma pealinnale Moskvale, millest saad rohkem teada selles videos. Selle rünnaku tõttu on Putin sunnitud viima vägesid ja varasid okupeeritud Ukraina aladelt tagasi ning ümber paigutama neid, et paremini oma kodumaad kaitsta. Sellest saad rohkem teada selles videos. Ja kui sa ei taha ilma jääda värsketest sõjauudistest ning põhjalikust analüüsist Venemaa ja Ukraina sõja võtmeküsimuste kohta, siis kindlasti telli juba täna kanal The Military Show.